Awimmawe, 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 awimmawe. Hei ja tere tulemast meie podcasti. Kui sa oled kunagi mõelnud, kuidas see naise ja emaelu tegelikult tasakaalus püsib, siis ausalt öeldes me mõtleme seda sama. Me oleme 3 sõbrannat, kes istuvad siin teie ees, et rääkida asjadest nii, nagu need on. Ei mingit ilustamist. Räägime lastest, meestest, tööst, ilust, valust ja kõigist nendest veidratest hetkedest seal vahel. Mõtle meist kui tabureti 3 jalast. Me toetame üksteist ja loodetavasti saame pakkuda tuge ja meelelahutust ka sulle. Nii et kalla endale kohv või mull, võta mugavalt istet ja liitu meiega. See saab olema kasulik, aga mis peamine, see saab olema lõbus. Tere, mina olen Lagle. Anni. Ja Anna-Liisa. Täna oleme siin 3 sõbrannat ja 3 ema. Ja kuidas me siia sattusime? Käisime 3 reisil Prahas. Mõtlesime, et me oleme oma meestest väsinud, lastest väsinud, võtame aega ise endale. Ei no, olgem ausad. Me olime Anna-Liisa sünnipäeval ja siis mõtlesime, et üliäge oleks minna ja teha vinge naiste trip. Just. Noh, ja siis me olimegi otsapidi Riia lennujaamas. Tegime ühed alguse joogid ja hakkasime siis rääkima, nagu 3 sõbrannat ikka räägivad, lastest ja meestest ja elust ja siis me rääkisime. Ja jutt muud kui jooksis ja mõtlesime, vaatasime, et meil juba tekkis publikut ümberringi ja kes ka reageerisid, seal olid mõned eestlased, kes meist aru said. Ei, see oligi niimoodi, et mina vaatasin, et kõik vaatavad meid. Ja siis mõtlesin tüdrukutele, et mulle tundub, et meid vaadatakse. Ja no siis... sina vist nägid, mina ei näinud, ma olin seljaga no kõige me olime üldse nii hoos. Ja siis kõrval lauas olid mingid mehed. Ja siis nemad, ei, jätkake, päris põnev on kuulata. Täitsa Eesti mehed. Ja sealt tekkiski meil mõte, et aga teeme podcasti. Et tundub, et inimestele meeldib, mis me räägime. No ja mina pikalt mõtlesin, et teeme. Muidugi teeme, aga siis Lagle lükkas asjad käima ja siin me oleme. Ja vaatame siis, kuidas see pall meil veerema läheb. Jah, ehk siis millest alustada? Me mõtlesime, et me räägime lastest alguses, et või üldse sellest, et kuidas me lapsevanemaks saime. Me teame küll, kuidas neid lapsi tehakse, vist. Kapsalt me ei leidnud, toonekurg ei toonud, aga et kas need meie pesamunad on planeeritud, planeerimata, et kuidas kogu see lapsevanemaks saamine üldse kulges. Jah, sellega on huvitav lugu, et mul 2 sõbrannat enne mind vahetult sünnitasid ja rääkisid mulle väga palju sellest. Aga kui ma olin ise selles olukorras, siis ma mäletan seda fraasi, et ma ütlesin, et ma tunnen, et mind on petetud nagu rämedalt. Ma olin küll nagu väga palju lugenud ja ennast kurssi viinud, aga ikkagi ühesõnaga ma ei tea mitte midagi. Kus ma olen ja mis must edasi saab. Aga sa nagu planeerisid last ikkagi, et ta ei juhtunud nagu ups? Jaa. Mul oli algusest peale see, et mees peab ütlema, et tema tahab last. Ja siis muidugi me tahtsime lõvi, sest me oleme mõlemad lõvi tähtkujust. Kuigi ma ei usu väga sellisesse asja, aga see lihtsalt tundus cool, et tavai, oleme siis lõvipere. Ja siis ma olin mingi äpi kaudu välja arvutanud, et kuna ma pean siis jääma rasedaks, et saada lõvi. Ja siis jah. Siis sai tehtud. Siis sai tehtud ja mees veel läks pärast seda ahjupanekut, läks alla korrusele koera juurde, ütles meil koerale, et Roona, sa saad endale õe. Nii et nii läkski. Et ma olin väga kalkuleeriv, mul ema küll naerab vahepeal, et mis mõttes tänapäeval tehakse äpiga last või. Aga jah, ma ei tea, miks ma tahtsin, et tuleks augustikuus sünniks või juuli lõpp. August. No mina olen alati emaks tahtnud saada.
tegelikult väga varajasest east. Päriselt? Ja ikka väga-väga, ma ei olnud 18-ki, kui ma teadsin. Sa olid juba väiksena siuke väike vana inimene, nagu sa rääkisid. Ja seda küll. Ja no ma olen suurest perest pärit, et meid on 5 õde venda ja teadsin alati, et ma tahan 5 last. No kuule, sul läheb kiireks ju. Ei. Jääb ära. Mul pole aega siin lobiseda midagi. Tegema. Ei, sealt tulebki see ilu ja valu selle raseduse ja sünnituse ja lapse kasvatamise juurest, millest me räägime kindlasti siin podcastis, aga mul ei olnud planeeritud. Selles mõttes, et ma hoidusin rasedaks jäämisest väga pikalt, et minu jaoks oli karjäär ülitähtis. Ja, aga noh, siis ma tutvusin oma praeguse elukaaslase ja lapse isaga. Ja siis... Kihlatuga. Sorry, ma pidin seda rõhutama. Kihlatuga. Ja siis juhtus 2 täiskasvanut ja juhtus ups. Noh, kuidas saab juhtuda, on ju lihtsalt hooletud, aga me olime mõlemad sellise suhtumisega, et kui tuleb, siis tuleb, ei tule, et aga ei olnud konkreetselt, et teeme lapse, on ju. Ja noh, ups, mingil hetkel ma jäin nagu lapse ootele, aga ma olin üliõnnelik, nagu üliõnnelik, et jess, lõpuks ometi. Aga mingil hetkel oli ka see kartus juba, et mis nüüd saab. Et ma ei ole ju valmis. Ja ma ei julgenud mehele öelda, et ma ootan last. Siis ma mingi nädal aega ootasin oma ette, nagu mõtlesin, närisin küsimusi, kuidas ma talle ütlen. Ja mees sai aru, et midagi on valesti. Ja ta küsis mu käest kogu aeg, et kas sa tahad mulle midagi öelda? Kas sa tahad mulle midagi öelda? Ma ütlesin, mitte midagi, kõik on hästi. Ja siis, kui ma võtsin julguse kokku ja läksin, et kuule, et Kalja, et mul on sulle vaja midagi öelda. Ja siis tõst, ma tean. Ma ütlesin, mida sa tead? Ma tean, et me saame lapsevanemateks. Uskumatu mees. Ma ei saa aru. Ja... Sul tuli äkki see glow juba peale? Tuli ma särasin. Järgmine päev. Kohe samal päeval. Ma tegin samal päeval hullult palju selfisid. Mõtlesin, et et minu esimesed nagu raseduspildid esimesel päeval kohe. Ja ma tõesti särasin. Terve raseduse aeg särasin, et see mul oli küll. Ja pärast sünnitust ka veel särasin. Hiljem muidugi need unetutööd võtsid kogu selle ilu ja sära ära, aga siis küll, ma tundsin. Issand, kui naljakas. Ma ei tea, mina mäletan enda nooruspõlvest, et mina küll lapsi ei tahtnud. See, et sa ütlesid, et sa tahtsid nagu 5 last. Ma mõtlesin, et ma ei taha never. Ma täiega nagu... Ma ei saaks öelda, et ma vihkasin lapsi, aga mulle lihtsalt tundusid nad nii tüütud. Et ainsad lapsed, keda ma tolereerisin, olid mul sõbranna lapsed. Ja noh, neid ma ei saanud ju endale võtta kuidagi, on ju. Aga siis kuidagi vanusega see muutus. See on huvitav, et te nagu teadsite juba lapsena või kuidagi mõtlesite selliste asjade peale. Ma ei mõelnud absoluutselt selle peale, nagu mingi laste peale. See oli mingi langevärjendus. Ma isegi tuld selle peale, et mõelda siukse asja peale. Ja siis, kui mul siis elukaaslase poolt tuli meil see nagu siis nii-öelda ettepanek lapse saamiseks, siis mina poolt ka üldse valmis. Aga kuna temal oli juba varasemast kooselust laps olemas ja et tal oli see kogemus, et siis ma nagu olin natuke siis julgem tänu sellele. Aga meil siis oli niimoodi, et esimene rasedus mul siis ei läinud nagu lõpuni, et ta katkes ära, aga õnneks nagu üsna alguse poole, et kuskil 5. nädala pealt. Et siis sai seda ka nagu läbi elatud ja aga kuidas sa sellega toime tulid? Ma mäletan seda, kui sul see juhtus, see oli nagu, ma polnud väga kuulnud sellistest asjadest, ma ei teadnud suurt midagi või veel vähem ma teadsin, mida sulle öelda, et sa oled sellises olukorras, et kuidas see läks? Ütleme nii, et see oli ikkagi frustreeriv. Ma ei olnud lapse saamiseks valmis, aga kui ma sellest nagu ilma jäin temast, siis nagu tekkis see kuidagi instinkt, et ma ikkagi tahan. Et mul väga aitas see, et ma sain nagu rääkida oma sõbrannadega sellest ja siis nende käest ma sain nagu teada, et tegelikult see on palju nagu levinum asi, mis juhtub tegelikult naistega üldse. Et see oli see, mis nagu lohutas mind. Ja siis uuesti sai siis proovida alles
ma ei mäletagi, kui pika aja pidi nagu vahele jätma, aga ala oli niimoodi, et kas aprillis või mais mul siis öeldi, et pean nagu pausi tegema ja siis umbes kas septembris või oktoobris, et siis ma olin nagu uuesti rase. Aga sa ei kõhelnud, et kas jääda uuesti rasedaks või? Ei kõhelnud. Siis mul oligi see juba see ilmajäämise tunne. FOMO või? FOMO, jah. FOMO oli peal ja siis mul oli suva juba, et siis ma ei kartnud midagi. Siis mul oli juba siuke, noh, vaata, kui sa oled siukes vanuses ka, ma olin siis 27, et kui ma sünnitasin, siis ma olin 28, et siis sa oled juba siukses vanuses ka, kus see bioloogiline kell juba tiksub, et see paratamatult nagu, noh, naistel on ikkagi see Issand jumal, minu kell siis pidi peaaegu seisma jääma, ma olin ikka kõvasti vanem, kui ma lapse sain. No mul panigi see raseduse katkemine võib-olla seda, nagu, et ma ennem ju ka ei olnud üldse, ma isegi mõelnud selle peale, ma mõtlesin ainult enda, ma ei tea, mis elu peale ja tööl käimise peale ja aga kas see on see sama protsess on, kui sul rasedus katkeb nagu sünnituse puhulgi, et ma olen kuulnud, et ikkagi sa pead nagu mingi sünnitegevus hakkab ja sa pead selle... Jaa, see oli päris valus ja noh, ütleme nii, et ma läksin isegi nagu haiglasse. Mul oli pandud aegkirja, et ma sain siis just omale uue töökoha, kus ma pidin siis nagu välismaal käima lähetuses, et ma ei saanud nagu varem seda aega siis panna, et minna sinna nii-öelda nagu seda emakat siis nagu puhastama, on ja mulle antakse mingi ravim, siis vaata, siis hakkab nagu see protsessid seal toimuma. Et need hakkasid iseenesest nagu varem, enne ma ei jõudnud seda aega ära oodata, et siis see oli nii hirmutav ja nii valus, et ma lasin endale nagu kiirabi kutsuda. Siis ma läksin siis haiglasse ja siis seal olin nagu terve päeva. Aga sa läksid mingi Paide haiglasse või? Jah. Aga see oli fine nagu okay. Just, noh, ma sinna nagu sünnitama nagu ei oleks võib-olla läinud, aga sellist asja oli nagu okei seal teha. Et jah. Ja kuidas olid sinu emotsioonid, kui sa uuesti rasedaks jäid? No ma olin muidugi väga õnnelik jälle veel. Siis ma olin juba vaimselt valmistuda jõudnud, vaata kogu see suve vältel, kus ma olin siis nagu ootasin seda, et kuna uuesti nagu võib proovida, et siis noh, see nagu aitas mind nagu valmistuda, et see nagu kurb kaotus andis mulle pigem nagu siukest nagu enesekindlust ja julgust, nagu et see laps nagu saada, ja. Aga millal te teada andsite oma pereliikmetele, et lapseootel olete? Kohe pärast vahekorda helistasin emale, et nii on. Ja kõige haigem lugu oli sellega, et no ma olin emale rääkinud, et ma hakkan sellel kuupäeval me teeme lapse mehega. Ja siis mul ema ütles, ja Anni, kui sul millegagi on abi vaja, siis ütle mulle palun. Mehega mõtlesime, et nagu, mis abi ta mõtles pakkuda? Tuleb jalgu hoidma. Või tuleb, ma ei tea, hõikab paar ergutavat sõna või noh, mida iganes. Aga nüüd, kui ma olen talle puid alla pannud selle pärast, siis ta ütles, et Anni, ma ei mõelnud seda niimoodi. Aga noh, ühesõnaga, see oli väga-väga naljakas. Aga teil on nii tore see suhe emaga. Jaa, aga see oli, ma tuututasin kõigile, kõik teadsid põhimõtteliselt algusest peale. Ja siis oligi, et ma isegi ei mõelnud selle peale, et noh, mul võib ka juhtuda, et ma olen kuulnud, et ei ole võib-olla päris niimoodi, et üks kord ja tehtud, et sa jääd kohe rasedaks. Ma ei tea, ma olin nii naiivne just. Aga ma kohe teadsin, et see on ja osad ka vaata hoiavad mingi 3 kuud, et enne ei räägi, kui mingid asjad on kindlad, on ju. Siis ma alguses mõtlesin seda, aga siis ma mõtlesin, et pekki, miks ma pean oma rõõmu varjama 3 kuud? Noh, läheb pekki, siis läheb, noh, midagi teha ei ole, elu on selline, aga kui mul on see hea emotsioon, siis ma tahan seda välja pursata ja jagada seda, et... No ma mõtlesin ikka täitsa üle selle ütlemisega. Ma ei tea, kas ma päris 3 kuud ootasin, aga ma valmistasin räigelt ette. Ma ostsin sellised need cupcake'id, Siuksed tegin karbikesed niiviisi ja seal oli siis ise kujundasin, printisin sildi välja, et tere, et mina olen pisikene Lagle, et näen ilmavalgust sellel ajal ja siis viisin niimoodi oma pereliikmetele nagu kingituseks ja siis nad tegid selle lahti,
kook, mille puhul keegi isegi vaevanud silti lugema nagu, mis pisike Lagla, see ei ole pisike ju, või midagi sellist. Mina olen pisi. Igatahes see nagu feilis räigelt, et selles mõttes oli nagu pidid seletama nagu. Ma nägin nagu juba palju vaeva, siis nad mingi umbes nagu, et nagu oleks võinud lihtsalt öelda. Aga neil oli nagu tegelikult ülimalt hea meel, sest nad ülipikalt juba käisid kõik mulle närvidele, et millal sa omale mehe võtad, millal sa omale lapsed teed, on ju, meie omal ajal kasvatasime lapsi ühiselamust, ala selline jutt, on ju. Et finali, on ju, et ma olen jõdadest siis viimane, kes lapse sai, ma olen ka noorim muidugi, aga ma mäletan emotsiooni, kuidas ma oma kõige vanemale ütlesin. See oli nii vahva, et meil oli mingi koosviibine, kellelgi oli sünnipäev äkki, ja siis ma olin just nagu tõusnud oma iste kohalt, kus ma nagu sõin ja samal ajal tuli mul vanem õde siis sinna üritusele ja võttis mu koha. Ja ma läksin sinna, et panin käed puus ja ütlesin, et see on rasedate tool. Ja siis mul õde ütleb, et mis asja, et ma ei ole rase. Ma ütlesin, et see on rasedate tool, sina ei ole rase. Ja siis ikka veel aru ei saanud, ma ei tea, mul ei ole vist hea huumorisoon või ma ei tea. Ja siis ma ütlesin, et see on minu tool ja siis tal, oota, sa oled rase või? Seda ma üritan sulle siin öelda. Ja siis ta lihtsalt kiljus üle maja niimoodi, et mul pidid kõrvakiled katki minema, et oli nagu nii õnnelik. Ja see oli see siiras, see rõõm ja see oli ülitore, et see jääb eluks ajaks meelde. Ja siis ülejäänud rahvas seal, mis asja, Lagla rase või? Ja siis oli kõigil jube hea meel, et see, jah, tegelikult oli nii vahva emotsioon, et see jääb meelde küll pikaks ajaks. No mul oli küll see, et kuna mult esimesega läks niimoodi, et siis ma küll ei tahtnud öelda, aga 12. nädalal ma ütlesin vanemale, ma ei suutnud lihtsalt, mul oli see mingi teine Ultraeli pilt, siis ma võtsin, et lähme korraks siia nagu salajas ja vannituppa, ma tahan midagi öelda sulle. Ja siis ma näitasin talle seda. Ja siis ta mingi, ma ütlesin, et sel hetkel ma ei teadnud veel sugu, aga see arst, kes mulle tegi seda, tema pakkus, et minu kogemuse põhjal on see tüdruk. Tegelikult oli poiss, on ju. Äkki on liiga vähe kogemust. Ja. Siis ma ütlesin ka vanemale, et no praegu arvatakse, et on tüdruk, on ju, aga siis paistab. Kuulsid, kui pettunud häälega ta ütles, praegu arvatakse, et see on tüdruk. No, ta tahtis poega. Sa tahtsidki poega? No, minul muidugi polnud vahet, aga see teine pool, tema nagu tellis poja. Nagu. And I delivered. Põhimõtteliselt. Sõnakuulekas. Aga ja mul vanaema nagu reageeriski nagu pigem nagu positiivselt, kuna ma nagu abielus ei olnud, on ju, et siis ta ei teadnud täpselt ka mul nagu, mis seis mul selle suhtega on ja siis ta lihtsalt, ta isegi ei uurinud, ta ütles lihtsalt, et ma aitan sind kõigega, kui sul on vaja ja ta oli väga nagu toetav. Siis ma lihtsalt vähemalt sain nagu öelda, ma teadsin, et temalt tuleb positiivne vastus, et ta on lihtsalt nii äge inimene. Aga kuna sa vanematele ütlesid? Ja mulle, ma üldse ei mäleta seda. Sinule, ma arvan, ma ütlesin suht varakult. Järgmine päev helistasid. Ma olen üsna kindel, et ma ütlesin sulle seda juba üsna varakult. Ja ma ei tea, sa oled lihtsalt mul nagu, sa tead kõike. Ja siis läks praegu mõte tõesti selle peale. No ühesõnaga vanematele ütlesid ka pärast vanaema või? Ja mul oli niimoodi, et nagu detsembris ütlesin vanaemale ja 6. jaanuaril siis mul ema sünnipäev, siis me läksime ema sünnipäevale ja siis mul oli tegelikult kõht siuke, et see ikkagi paistis juba vaikselt välja ja siis ma nagu ütlesin nagu sünnipäevakingitus, sa saad vanemaks, võtsin nagu hõlmad lahti nagu et tegin talle siukse lihtsalt kingitus, see on minu kingitus nagu, et sulle saad lapse. Issam, oleks pidanud pool aastat ootama, et niimoodi üllatust teha, sest minul kõht alles hakkas õrnalt paisma 6. kuul. Nii et ma võisin lõdvalt väljas käia peol ja keegi aru ei saanud, et ma rase olen. Aga siis paisusin järsku nagu õhupall. Jah, mul oli õnneks ma paisusin ka, aga see oli õnneks nagu suvisel ajal, kus oli väga palav ja ei pidanud väga pakse riidet kandma. Ma olin ka alles lõpus suur ja augustis sünnitasin ja ma arvan mingi maikuust alates oli nagu ikka suur,
aga muidu oli niisugune, ma naersin, et see oli niisugune imelik õht, et ma saatsin isale muudkui nagu mingeid Google'i pilte, kus on need rammumehed, kellel on nagu suur kõht, aga hästi trimmis ja siis panin enda pildi kõrvale ja siis ma kirjutasin mingi ala kaks tilka vett, et neid rammumehe pilte saatsin isale, et vaata seda. Aga muidu poleks ja töö juures varjasin ka päris kaua. Aga kuidas teil see rasedus üldse kulges? Oli kerge või oli siuke mitte nii lihtne? Best time of my life. Kas jutumärkides või päriselt? Päriselt nagu, no ma ei tea, kas see mingi katuse alt ka keerab midagi ära, aga ma olin nagu, ma tundsin ennast üliilusana, mul olid nagu rinnad nagu ilusad, et ma olin nii uhke nende üle ja kuidagi kõik, ma ei tea, mul juuksed kasvas, need olid nagu pikad ja ilusad ja kõik, ja mul oli enesetunne, oli ülihea, no mingi vahe pidin hommikuti niimoodi, et mul oli voodikapi kõrval oli leivaviil, et kui ma silmad lahti tegin, siis ma natuke parampsu võtsin leiba, siis oli okei. Aga muud mitte midagi ja mul läks tähtaeg üle vaata ja siis lihtsalt, ma mäletan, me läksime mul mehe perega Saku sinna terviseradadele ja ma reaalselt jooksin. Nagu ma olin küll väga-väga suur, aga mul oli nagu nii hea olla ja jaksu kõik oli ja möllasin ringi, et kuigi see oli küll väga-väga paha, et väga palav suvi oli ja see niitis korralikult. Ma olin ema juures külas ja seal korteris polnud üldse õhku ja siis ma viskasin ennast nagu bikiinide väel esiku kivipõrandale pikali, sest ma lihtsalt mõtlesin, ma kollapeerun ära. Ai, muidu oli awesome. Sellepärast ma tahaks nagu veel võib-olla seda kogeda, sest see oli kõik nii tore. Aga ei pruugi tulla teile. Aga ei pruugi tulla, nii et see ongi siuke õnnega mängimine natukene või loterii, et muidu oli väga hea olla. Noh, Anna-Liisa. Sa juba tead, mis siit tuleb. Noh, ütleme niimoodi, et esimene kuul polnud midagi. Või ma käisin veel raseduse alguses, käisin õlaoperatsioonil. Ma veel uurisin nagu, kas see on fine, on ju, see kirurg ütles, et see on, võid küll tulla, on ju, isegi üldnarkoosi võib teha, et see ei ole nagu ohtlik lapsele. Et pigem on parem, ma alguses küsisin, äkki tehakse nagu see kohalik mingi anesteesia, aga ütles, et sinule ja noh, ütlesin, kõigil on parem, kui tehakse üldnarkoos, on ju. See selleks, ühesõnaga, mul hakkasid, ma ei mäletagi nagu mitmendast nädalast, äkki 9. nädalast, mul hakkas mul oli süda paha ühesõnaga kogu aeg ja mul ei olnud seda morning sicknessi, mul oli 24/7 sickness nagu ma hommikust õhtuni aina nagu kallitasin potti ja mul oli lisaks see õlg ka veel, on ju, siis iga kord, kui ma nagu oksendasin, siis mul lõi see valu veel õlga ka ja siis ma olin nagu mingi täielik sant aga mul vedas, see selleks, mul oli väga tänulik, et ma ei pidanud tööl käima sellel ajal, ma sain nagu terve raseduse olla kodus ja see tegi nagu... Lihtsalt side note, sa oled niisama ka oksendaja. No, mitte nüüd päris niisama, midagi peab seda ikkagi esile tooma. Aga jah, ma mäletan seda okserallit ja see kestis, ma ei tea, kas 2 või 3 kuud, ma enam ei mäleta. Aga kui see läbi sai, ma olin nii õnnelik, kui ma lõpuks midagi süüa sain. Ma mäletan, et ma suutsin ainult nagu mingi piimatooteid süüa. Ja siis ühel õhtul siis ma tundsin, et okei, ma vist suudaksin riisiputru praegu süüa, siis mul siis elukaaslane siis hakkas umbes kell 9 õhtul siis mulle riisiputru keetma. Ja see on nii kummaline, et ma olen ka teistelt kuulnud seda, et raseduse ajal sa ei suuda ise süüa teha, mis on nii veider. Ma ei tea, kas teil oli ka nii? Kui sa nüüd ütled, siis... Ma ei suuda praegustki. Kui sa ütled, siis mul küll oli, ma ei suutnud peekonit praadida. No mul ei olnud mitte midagi. Ma just tahtsin hakata kiitlema. Mul oli ka täpselt ideaalne rasedus nagu Annil siin, aga kui sa ma ei saanud peekonit praadida, mul mees pidi seda tegema, sest see peekoni lõhn oli lihtsalt see, mis süüa sain. See polnud mure, aga see praadimise lõhn või see. Aga muidu rasedus oli mul väga hea. Ma pidin endale tegelikult tihti meelde tuletama, et ma olen rase, et ma hoiaksin ennast, et ma ei roniks kõrgele ja ei venitaks ennast ja ei hüppaks puki pealt maha ja et selles mõttes oli väga hea. Magada tahtsin ma väga. Alguses see 1. trimester, aga
mulle meeldib niisama ka kogu aeg magada, see oli lihtsalt võib-olla nagu vabandus ka, et ma olen rase ja väsinud. Aga üldiselt oli ikkagi väga-väga hea rasedus, kuigi ma väga-väga kartsin igasuguseid neid mis lastel on need haigused kaasasündinud, tehakse neid teste igasuguseid ja ma võtsin lausa need tasulisi teste käisin tegemas, et kõik võimalik, et meie peres ei ole küll midagi sellist, aga lihtsalt, et olla kindel, et ma ei oleks tahtnud tuua ilmale last, kes ei saa ise oma eluga selles mõttes hakkama, et ta võib-olla ei saa sellest aru ise, aga et ma ei tahtnud sellist elu lapsele. Siis ma tahtsin väga kindel olla, et mul ei tule selline laps. Aga ei, terve on. Isegi kohati liiga terve ja aktiivne. Aga on sul lõbusam? Jaa, on. Hallid juuksed on juurde tulnud ja magamata ööd ja nii edasi. Ja... Kusjuures raseduse ajal ma tegelikult kasutasin rämedalt ära seda, et tulid mingid isud, on ju. Ja siis sa mõtlesin nagu mehele, et mul on nagu nii ja nii olla, et ühesõnaga valetasin asja nagu hullemaks, siis ma lihtsalt kaifisin seda, et ta nagu oli nõus raseda naise jaoks nagu kõike tegema ja siis ma olin lihtsalt nagu mingi vaal seal vahepeal, et tavai too mulle krõpsu või tahaks täiega hapukurki ja siis ta mingi ma lähen toon. Vaal. Jah, et aga see oli tore ja lasta ennast niimoodi poputada, et ma olin päriselt vaal. Ma jumaldan vannis käimist ja rasedana ma lubasin endale 4 tundi järjest vannis olla. Issand, krimpsu ei läinud või? No ikka läksin. Kes mind seal vannis vaatab, kui krimpsus ma olen? Ülirõve on nagu pärast näpud. Siis lihtsalt lasin külma vett alt välja ja kuuma vett ülevalt peale ja siis... Mis tegid seal? Lihtsalt lebotasin ja mõnulasin. Nagu mingit raamatut ei lugenud või midagi? Ei, ma vaatasin vahepeal Netflixi ja niimoodi küll. Siis mõtlesin muidu seina vahtid. Ei, paned silmad kinni, lihtsalt muusika taustaks, küünlad, särgid, värgid. Mulle meeldib ka vannis käia. See on ikka mega... Aga ma ei viitsi seal kaua olla, sest mul hakkab igav. Mul hakkab täiega, ma olen liiga ATH selle jaoks. Mul on üks sõbranna ka, kes ütleb, et sai lõpuks, neil oli maja renoveerimine, sai lõpuks vannis, siis ta ütleb lastele ja mehele, et nüüd on minu aeg, siis ta kaob ka mitmeks tunniks nagu siin ääres. Ma mingi, kuidas sa viitsid, ma nagu sureks igavusega, et ära. Mul on, nüüd viimases 2 elamises on olnud vann ja ma võib-olla olen käinud kummagis võib-olla 1-2 korda. No võib-olla see, kui see on su ainuke võimalus vaata eemalduda ja puhata, siis nagu naudid seda rohkem. Ainuke asi, mis mul isutas raseduse ajal, oli rabarberi mull. 0 on ju, igaks juhus täpsustan, 0. Ja siis mees, aga ma ikkagi tahtsin seda pokaalist juua, on ju. Ja siis mees tegi mul alati neid vaagnaid, kus oli siis viilutatud suitsuvorst, viinamarjad. Nagu ta meile tegi nüüd või? Jah, just, kui ta külas, täpselt sellised vaagnad olid. Ta tõi mulle neid vannituppa sinna, et naine nälga ei sureks 4 tunni jooksul. Ja see ainult täitis mul seda pokaali kogu, kes ma tundsin ennast tõeline printsessina, mis siis ma nägin välja nagu vaal seal vees on ja kortsus. Aga see oli ülitore aeg. Krimpsus? Ja kortsus. Mitte kortsus ka? Kus see kortsus oli? No näost ikka. Ei, kuule rasedana, kõik on nii pingul ja nii sile, kõik, ega juurde võtad ka ju, kõik on nii pingul, nagu kõik on, kusagil ei ole midagi üleliigset. Rääkides nendest vaaladest, siis kui mulle meeldis raseduse ajal väga käia ujumas, see on mõnus asi, mida teha, käisin basseinis, siis ma tundsin, et ma olen nagu inimallvelaev. Nagu kui ma see suur ja keegi on seal sees ka. Ja ma räägingi, tema on see allveleva juht nagu seal. Aga see raseduse aeg oli teil ka mingi siuke moment, et sellest mulle küll ei räägitud? Pärast sünnitust loomulikult neid momente on mul palju, aga ma mõtlen, kas raseduse aeg nagu oli midagi sellist? Ma ei teagi. Eks kõik käis nagu samm-sammult, vaata, sa õppisid lihtsalt, sa said nagu sealt haiglast nii-öelda, et mis järgmiseks on ja mis uuringuid tuleb teha. Eks siis, ja selle raseduse ajal on see ka, et see on alati loterii ja kuidas sul läheb, sa ei saagi ju kõiki ette teada. No mul on vaata niigi kogu aeg suured tissid, et siis mul läksid veel suuremaks, mul oli pigem nagu ebamugav, nagu mingi vaevlesin selle aega pigem. Sama siin, mul olid ka ikka, ma läksin ostsin nagu mis see pärast topelt teed tuleb? Eeva.
mingi ma ei tea, mis Y. E ja F ja Jaa. no tähestikust lähed edasi . tähestiku lõpuni . ärge kellelegi öelge, mul ei ole tähestik peas . aga ei, et oligi kas E või F lausa rinnakorvi nagu enne sünnitust . selles mõttes vaata, pärast sünnitad lähevad nad sul veel suuremaks, on ju . siis täituvad piimaga, aga nad olid siis mul juba, noh, siis kui ma seal vaalvannis olin, on ju, siis nad nagu päästerõng mul niimoodi koguda, sest nad olid nagu nii suured . ma tean . hoidsid mind veel . mul nii ei olnud päris . aga nad olid , aga see oli väga ilus kõik . see on väga jaa . täpne kirjeldus . ega sa rasedana ei saa uppuda lihtsalt , see ei ole Ei võimalik , et igasuguste loodusseaduste vastane . aga mehed , kuidas teil reageerisid ? kui te läksite ütlema , et no sinul Mina- mees väga ootas , on ju , sinul mees tahtis , on ju , et aga ei olnud nagu kõhklusi , et okei , jäidki , et mis nüüd saab , on ju . ei olnud midagi , sest ta ju , me ju teadsime , et see tuleb , on ju , lihtsalt see oli pigem nagu positiivne üllatus , et nüüd on nagu rasedus nagu olemas , et siis vaatasime samm-sammult , mis edasi sai . ja ma arvan ka , et ma ei tea , kuidas ma nii tark olin või siis salakaval , et ma panin nagu selle vähemalt pool vastutust , kui mitte rohkem mehele , et see on tema otsus , et mina olen valmis , see on tema otsus saada last , et ta juba eos teaks , et see ei ole minu projekt ja tema on selle eest vastutav ja kõik asjad ja see on nagu mega hästi ma ei tea , kas sellest , aga minu arust esimesest päevast saadik , kui see laps meiega oli , siis ta on olnud 100% nagu kõige eest vastutav ja jah , et ühesõnaga mulle väga meeldis see tema kaasatus sinna , et no eks ikka ta tundis ka selle raseduse ajal , et noh , kogu koorem on minul ja no ta niisama , tal on ju kõik hästi ja illalla trullalla kerge ja kuigi ma tahtsin talle teha seda , vaata mingi internetis levib see video , et rasedad naised teibivad arbuusi mehele , siis ma , kurat , ma nii väga tahtsin teha . lasevad sokke jalga tõmmata ja voodist see üles oli tulla. koomiline nagu mingist hetkest , ise lihtsalt naerad , et täiesti piks , ma ei saa jalanõusidki jalga , aga jah , ei ta oli vastutav asjade eest . delegeerisin talle need osad ülesanded . see on nagu tore . aga kas te valmistusite ka kuidagi lapse saamiseks ette , et lugesite raamatuid , käisite mingi hingamiskursustel , joogakursustel , kuidas iganes teie ettevalmistused käivad ? no mina käisin küll aga üksinda . et käisin küll mingis joogas , ma ei tea , palju sellest reaalselt nagu kasu oli , sest kui reaalselt nagu asjaks läks sünnitamisel , siis oli niisugune nagu , ma ei tea , ellujäämine ainult oluline , et siis mingit hingamist ma isegi ei mõelnud selle peale . kuigi kõigi Instagrami emmed ütlevad , kes on käinud hingamas , et see on nii kasulik olnud ja see töötab 100% ja tasub minna ja ma veel ühes episoodis räägin sellest . jah , me veel räägime me veel räägime kuidas sellest asjad käivad . hingamisest . kuidas on päris elu versus Instagram . jah , aga mingi hetk , mingid videod , ma ei tea , kas keegi kinkis mulle selle baby shower'iks või igal juhul ma tean seda , et ma olin kusagilt näinud , mis agregaadid on seal sünnitustoas . et igal juhul , kui ma sinna lõpuks sattusin , siis ma teadsin , mille jaoks need erinevad asjad on , onju . aga ma ei mäleta , ma arvan , et keegi kinkis mulle ise , ma ju ikkagi poleks ostnud sellist asja . aga ma hakkasin enne võtma foolhapet , kuna ma teadsin , mis kuupäeval ma tahan rasestuda , minu arust oli foolhape ja üldse mingi , kas oli rasedate vitamiini . jah , midagi sellist . seda ma võtsin ka , et seda ma teadsin juba ette , et foolhapet tuleb juba hakata varem võtma , siis ma hakkasin juba mitu kuud enne rasestumist juba võtsin seda . siis ma mäletan , et ma just ütlesin alati mehele , et enne kui ma seda vitamiini võtsin , et meil laps ei tuleks imbetsil või midagi . ma isegi ei tea täpselt , mida see teeb , see foolhape , aga see pidi olema ka midagi siis selle seljaajuga midagi . ja midagi korralikult välja , jah . jah , igal juhul ma mäletan , ma ütlesin , et meil laps ei tuleks imbetsil või mida , jah , ühesõnaga midagi sellist , et see oli selle jaoks .
ju aitas äkki, ma ei tea. Eks räägime mingi 10 aasta pärast või 20 aasta pärast. ja ma käisin seal enda sünnitusmaja poolt siis läbi viidud mingites loengutes ja asjades ja noh, see oli päris ka informatiivne. Ma mõtlesin, ma kasutan, kuna ma ju tööl ei käinud, mis mul ikka muud teha oli, onju, siis ma võtsin vist maksimumi nendest asjadest, et mõtlesin, ma lihtsalt uurin nii palju, kui ma saan ja et siis jah, ma ei tea, kas sellest nagu kasu oli, aga vähemalt mul oli huvitav kuulata kõiki neid asju, et see oli vähemalt. Aga no see on see ettevalmistus sünnituseks, aga et ettevalmistus raseduseks. Või raseduseks ja sünnituseks, aga ka lugesite ka laste kohta midagi? Nope. Siiamaani pole lugenud. Mina mõtlesin, et ma olen nii kõva mutt, et ma olen, toona olin siis 8-kordne tädi, et ma ei pea lugema selliseid asju. Mõnes episoodis ma räägin ka, et see ei ole üldse see, et olla tädi ja olla lapsevanem. Aga mina ei valmistanud ka ennast ette, ma käisin ainult rasedate massaažis ühe korra. Ja see oli huvitav kogemus, kuidas tädi sul selja taga tõmbab käsi ja lükkab jalgadega su selga ja et tegelikult oli põnev. Igav ei hakanud. Ei hakanud, aga no see lõpurase olin juba ja selg andis juba tunda. Siis mõtlesin, et tahaks täiega, et keegi mind masseeriks, siis käisin, et see oli nagu huvitav kogemus. Et, aga muidu ma lugesin küll sünnituseks ettevalmistava ühe raamatu loomulikust sünnitusest, sest mina väga-väga tahtsin loomulikku sünnitust. Aga ei, väga tore lugemine oli. See on ka kõik. Ma pikalt mõtlesin seda, et mul ema on mõlemad lapsed toon siia ilma keisriteel. Ja siis ta mingi täiega fleksib, et ta pole sünnitanud kunagi ja värki ja siis mõtlesin, ma tahan ka ja ma vahepeal hakkasin otsima, et mingites tasulistes kliinikutes äkki saab kuidagi nagu, et ma ei ole valmis selleks traumaks nagu. Aga siis mul vedas see, et mul olid sõbrannad järjest enne mind sünnitasid 2-kuulise vahega ja siis nemad jäid ellu, siis mul tuli siuke lõvi competition siuke hetk sisse, et ma ei saa ka kehvem olla. Aga tegelikult ma ikkagi lootsin, et äkki ei pea ise nagu midagi tegema. Ja see laps lihtsalt antakse mulle, aga jah. Eks siis ema käest ma ka väga palju infi ei saanud, sest ta ei tea ju. No minu ema alatas, et nõukogude ajal olid asjad hoopis teistmoodi, et ja siis kuni mu vanaema rääkis mingi retsi loo, ma ei mäleta, mis case seal oli, igal juhul mingi nõuka ajal, teda tõmmati rihmadega mingi metallvoodi külge nagu, see mingi täiesti crazy lugu, ma pean ta käest küsima, mis teema sellega oli, igal juhul kõik oli valesti, nagu absoluutselt, ja siis keegi oli tal ka vist seal, ühesõnaga see oli väga-väga kole lugu, et siis selliseid lugusid on alati hea kuulda. Hea, et me elame praegu. Kuulge, poega teemad. No mul vend oli ka see memmekas täiega, sorry, Harri. Ja ma mäletan, mul isa oli kaugsõidu autojuht, mul vend oli ülisuur juba, mitte nii suur, ma arvan mingi 10+, mis minu jaoks on juba nagu täiskasvanud inimene, või mina olin mingi 12-13 jumala täislaks pubekas ja juba tegin igasuguseid asju. Vend oli, siis kui isa oli sõidus, siis tahtis veel ema voodisse minna magama. Et see on nii mõnusad padjad ja värk ja siis käis poisid pidavadki tahtma kaua. Õudne! Ma olen ka kuulnud seda, mul õdede pojad on kaua. Kusjuures ma isegi nagu ei pelga seda, ma just tahtsin oma lapse oma tuppa magama panna. Jah, nagu välja visata, sest olgem ausad, on väga ebamugav tegelikult oma lapsega koos magada ja mingil hetkel tahaks ikka mees sinna voodisse ka tagasi. Aga siis tekib nagu siuke, et aga päriselt ju ei taha seda. Ma tahan teda veel kaisutada ja ma tahan, et öösel silmad lahti teeb, ütleb mulle, et ma armastan sind, keerab selja jääb uuesti magama, et ma ei ole valmis sellest nagu ise lahti laskma. Ja ma ei tea, kas ma olen valmis sellest lahti laskma ka 6 aasta pärast. Eks siis paistab. 6 aasta pärast siis vaatame seda podcasti ja siis...
mulle ka meeldib, vaata, et mul ainuke laps on ja siis ma tahaks nagu võimalikult kaua nagu temaga seda lähedust, sest ta varsti enam ei taha nagu, ta varsti võib-olla ütle mulle teregi või. Ema, ära tule palun kooli ukse ette, sellepärast, et mu sõbrad vaatavad. Ja, varsti tuleb. No mina tahan ka aeg-ajalt kaisutes, me oleme kokku leppinud, et ta võib aeg-ajalt meie kaisus magada või siis, kui mul mees on tööl, siis vahepeal ma luban talle minu kõrvale tulla. Aga üldjuhul, kui ma teda magama panen, siis ma küll ütlen talle ettekäändeks, et ma kobin ka sinna väiksesse voodisse, et mul on külm muidu, tegelikult on lihtsalt munna, et siis ma ootan, kuni ta tuttu jääb ja siis lähen ise nagu oma voodisse tagasi, mis oli üliimelik, nagu üliimelik. Kunagi ostsime enda järgi täpselt voodi ja ma pole seal ju väga kaua maganud, sest ma magasin lapsega koos ja nüüd kolisin tagasi, siis ma mõtlesin, issand jumal, et see madrats ei ole üldse see, mis ta vanasti oli, ma ei tea, kas ma olen ise muutunud või harjunud millegi muuga, igal juhul see vajab parandamist, see madrats. Midagi uut. Aga tore on ka mehega magada. Trust me. See on ka okei. See on okei. Jah. Mul mees ikka tükk aega käis niimoodi, et ei tea, et millal mind küll oma tuppa ja voodisse tagasi lastakse. Jah. Ja ma saan täitsa aru, kuigi ma arvan, et mul mehel oli nagu suht suva selles suhtes, et meil on ikkagi erinevad rutiinid õhtuti, mina näiteks, mulle meeldib mingit raamatut vahepeal lugeda või siis teen oma Candy Crushi, temal on oma mingid videod, mida ta vaatab, et me oleme lihtsalt nagu koos seal, aga mulle meeldib ikkagi, kui ma saan panna lihtsalt kas või näpu niimoodi vastu ka, et ma tean, et keegi on mul nagu kõrval ja see on juba päris hea. No meil on ka kodus väga erinevad rutiinid. Mees on nagu pikalt üleval, mina lähen lapsega pigem varem magama, ehk siis tänu sellele on meil välja kujunenud, et on emetuba, on lapsetuba ja isi on kind of kodutu. Et magab seal, kus vaba voodi on parasjagu, et tal ei ole nagu oma kohta kahjuks. Aga see muutub selles mõttes, et Meil oli vanasti niimoodi. Siit abiel on ka väga tore tegelikult. Et me pidime ikka kõik minema nagu magamistuppa, sest kui keegi jäi nagu sinna nagu suurduppa, et meil oli siuke väiksem korter, et siis mul laps siis ikkagi läks nagu vaatama sinna, et ta ei saanud nagu rahus magama jääda. Et ikkagi mingid helid nagu kostuvad sealt ja siis see nagu tõmbas ta tähelepanu kohe ja et meil pidi ikkagi siuke, aga mulle sobis see, sest see aitas minul ka magama jääda, siis mul oli see rutiin, et ma loen raamatut ja siis kui raamatu lugemine läbi saab, ma ütlen, nüüd on kõik, paneme tule kustu ja siis ma nagu justkui nagu teesklen magamist, et ta jääks ka magama ja siis siis ma jään ka päriselt ka magama kui selle peale. Jah, ma jään ka teesklemise käigus magama. Ei ole nii, et ma tulen ülesse pärast. Ja kusjuures, kui sa oled nii harjunud sellise rutiiniga, siis lõpus, kui sa oled üksi kodus, siis on siuke tunne, et või kuidagi, et küsimärk, et nagu, mis kell ma üldse magama minema pean, et või nagu, kuidas ma nüüd lihtsalt lähengi või? Või olen üleval või? Kaua? Jah, et nagu ei ole kellegi raamatut lugeda, ei pea kellegi peale, ma ei tea, pahandama või karjuma või nii imelik, aga ei tulegi und kohe. No meil on täiega tore see, me oleme läinud kogu aeg kõik koos magama. Et keegi ei jää alla midagi vahtima või teleka, et lähmegi koos, sest on tore. Ja meil on üleval ilge möll käib enne magaminekut, ma ei või, Martin ka leiab enne und, et nüüd on äge aeg hakata lapsega hullult lollitama ja mängima nagu üles kütta enne tudu, siis ma õiendan seal nendega, siis ma olen see füürer ja siis nõusaga ilge partakkan, aga tore on see, et kõik lähevad nagu koos magama. Või midagi. Aga ma mäletan, ma pean seda mainima, et ma olin täitsa lõpurase ja mul oli väga raske juba, siis mul ikka kõht tegi haiget ka ja ma isegi teipisin ära, et oleks natuke kergem olla ja ma läksin bussiga, ma sõitsin ühe peatuse ja ma olin seal täiega nagu siuke mingi ma oli tõesti väga halb olla, ma oleks tahtnud väga istuda, aga buss oli täis. Ja mulle pakuti istet. Ja see, kes mulle istet pakkus, oli üks naisterahvas, kellel oli vast sündinud imik kõhukotiga kõhu peal. Ja mitte keegi teine ei reageerinud või? Ja ma võtsin selle vastu, sest mul oli tõesti väga paha ja ma teadsin, ma ühe peatusand sõidan ka. Et tema sai aru, sest ta oli just olnud rase. Et jah. Et seda, et kui te vähegi näete bussis, et kuigi
jah, ei ole võib-olla alati aru saada, kas on lihtsalt suur kõht või on rase, aga igaks juks võid ikka istud panna. aga no mul oli see ilmselge nagu, et ma olin rase ja siis ma väga tänulik sellele naisterahvale. Et see oli väga armas, aga samas nagu kurb ka, et keegi teine nagu ei liigutanud. Mul on nii haiged ägedad sõbrad. Nad tegid mulle kõigepealt fake baby showeri, sest ma olin vist kunagi öelnud, et ma ei viitsi mingit roosa või mingi õhupallid ja siuke, nagu ongi seal sotsiaalmeedias, et mina ei taha sellist jama, onju. Ma tahaks mingit tavalist pidu, kes pole rasedad, saavad võtta kokteile, juua, pidu panna, kõik normaalsed olla, onju, et ei pea olema mingi mannavaht igal pool, onju. Ja siis nad tegid mulle Võrus Tünka selle baby showeri niimoodi, et mingi pundiga me saime Võrus kokku, siis rannapangalus võtsidki nagu alkoholiga kokteile ja siis ma seal panin midagi muud ja ühesõnaga ülitore oli, ma olin nii õnnelik. Panin midagi muud. Mõtlesin, et nagu ülitore baby shower ja siis mingi aeg hiljem siis meil tulid Võru sõbrad tulid meie juurde, istume suvine aeg terrassi peal ja räägime juttu ja kuigi ma oleks samal ajal üks kolonn kogunes. Ja samal ajal nagu eemale midagi kogunes, aga mina ei teadnud midagi. Kuigi ma oleks pidanud kahtlustama, sest see, et Katju ja Riho satuvad nagu Tallinnasse on ikka üsna harv. Ja nad tulid nagu suht ilma põhjuseta. Et ma oleks pidanud kahtlustama, aga kuna mul oli juba tehtud baby shower ära, siis mis enam, onju. Ja siis järsku kusagilt kuuskede vahelt ilmub lihtsalt räme hord meile hoovi. Sa nägid vist, minu auto tundsid ära, minu auto oli esimene. Ja siis sa mõtlesid, et mis analüüsa siin toimub. Jah, ma ei saanud mitte midagi aru, mis siin kurat toimub. Ja siis järsku oleks mingi lärm lahti ja mingid tuututamised ja siis need inimesed tulevad lihtsalt kuuse vahelt kusagilt. Ja ma olin lihtsalt šokis ja okei, kui ma veel toibun nagu kiiresti. No Martin oli ma arust ikka väga tükk aega näost kaame. Ta ei saanud nagu üldse aru, mis siin toimub ja kuidas. Ja siis ma ei pidanud midagi tegema. Teil oli kõik asjad orgunnitud. Ja see oli nagu ülilahe. Ja see on ka siuke nagu standardne, siuke väga mannavahune. See oli ikkagi nagu tore siuke suve aiapidu. Aga isusid teil ei olnud erilisi raseduse ajal? Et mingi konkreetne asi. Ma olen kuulnud, et inimesed söövad ajalehti ja krohvi isegi, nagu, mis on nagu äärmused, on ja? Aga ala hapukurk või... No toiduga ei olnud, aga mulle väga meeldis, ma ei tea, kas te teate, on see mingid teatud rehvidel või kummimattidel on see üks väga intensiivne lõhn, mis mulle muidu ka meeldib. Mina kutsun seda selleks Hiina lõhnaks. Ja osadel on nagu hea lõhn, aga osadel ei ole väga hea, aga siis kuidagi see... Sa oled kummispetsialist. Ja me läksime Anniga minu meelest sinna magasiinipoodi ja ma järsku nagu mingisugune jälituskoer või mingi asi. Ma tunnen seda lõhna ja ma lihtsalt selle lõhna järgi läksin poe teise otsa ja leidsin selle asja üles mingi väike aiakärur. Siis mõtlesin, et huvitav, kas ma ei saaks ainult seda rehvi osta. Ja mina kõnnin, vaatan, Anna-Liis on kadunud, lähen otsima, siis ma leian ta selle rehviga nagu. Nuusutab seda? Jah. See oli kõige haigem asi, mida ma kuulnud olen nagu. Et toiduga ei olnud midagi, mingi erilisi isusi. See oli mingi lennukirehv kodus ju. See oli, ma ei tea, äkki mingi ATV või mingi... Mina olen kõigile rääkinud, et lennukirehv. Aga No see oli lennuvälja kuurist, on ju. Ma läksin ka sinna kuuri, tundsin jälle seda, kuskilt tuleb see hea lõhn. Siis lägin nagu lõhna järgi, leidsin selle üles nagu kuskilt riiulist ja siis võtsin selle koju kaasa. Panin kilekotti ja siis mis on kõige haigem, et kui ma tulin nagu sünnitusmaast koju, siis ma vaatasin seda mingi nõustasin, fui, visake minema, see rõve asi nagu. See oli muidu sul mingi hoiad kilekoti sees, et lõhn ära ei läheks ja värk mulle, et muidu oli kõige tähtsam asi ja siis mingi pui, mis saas see on. Igatahes. Aitäh, et meid kuulasite ja vaatasite. Ma loodan, et mingi teema neist kõnetas teid. Kui ei, siis ega meil on täitsa ükskõik. Meil oli lõbus. Nii et kohtume jälle. Tšau! How in my way, how in my way, how in my way.